Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu Veebi TV vaatajad. Täna on jälle meie külaline Andres Raid. Tere, Andres! Tere! Kuule, värskeid uudiseid. Ei lähe päevagi ilma värskete uudisteta. Ei lähe. Kvartali SKP vähenes 0,3% võrreldes möödunud kvartaliga. Aga võrreldes eelmise aastaga suurenes 0,1%. Minu arust mõlemad protsendid on statistilise vea piires. No muidugi. See on lihtsalt soliidsuse mõttes. Ei ole valetatud lihtsalt nii inetult ja nahaalselt, vaid lihtsalt soliidselt. No aga meile valetatakse igapäevaselt kas või, et nüüd 22% või kiidame ikka. Et käibemaks näiteks 2% võrra suureneb. Jah. See on ju vale jutt. 22 oli, 24 saab. Sa võid küll öelda sellele, kes matemaatikat ei tunne, aga 22 24 või 22 on kui palju? Jah. On nagu 10% juba. Jah. On niimoodi, jah. No just. Kuule, aga ikkagi räägitakse ka statistikas, mis on lisandväärtus. No ettevõtte lisandväärtusest ma saan aru, tulud miinus kulud, selge, mis üle jääb, on lisandväärtus. Aga mis loom on valitsussektori lisandväärtus? Valitsussektori lisaväärtus, tead, see toob mulle meelde ühe arsti arutluse aastatuhandete tagant. See oli vana Kreeka tohter, kes ütles, et ega tegelikult inimene ongi see, mida ta sööb. Miinus väljaheide. Võibolla siit tasub otsida vastust seda sinu küsimusele, mis on valitsussektori lisandväärtus. Äkki kuidagi niimoodi. See võis nüüd praegu küll see skeem. Väga huvitav mudel. Ja keerukas. Nagu öeldakse, seal kuskil statistika kokkuvõttes öeldi ka, et see mudeldamine ei õnnestunud, et arvati, et tuleb nagu suurem tõus, ei tulnud. Asi ongi mudeldamises. Jah, aga nendest mudeldamine tavaliselt... Sinu mudel on küll väga suhteliselt lihtsam. Minu mudel on veel lihtsam. Inimene on ju inimene. Inimene, ükskõik kui palju ta näiteks viina või mingeid muid vedelikke endale sisse ajab, koosneb ikka 80% ulatuses veest. Aju 75% veest. Et väike vahe on. Aga ma ei tea, kuidas on. Kusjuures tegelikult nüüd päris tõsiseks minnes seni kaua, kuni ei tehta vahet SKT-l ja SKP-l. Üks on kogu produkt ja teine on kogu toodang. See on suur vahe. Kui ei tehta vahet lisa ja lisandväärtuse vahel ja seni kaua, kuni ei tehta Eesti Vabariigis vahet ekspordi ja re-ekspordi vahel, siis ei ole need numbrid lihtsalt, arvud. Number on 1, 2, 3 kuni 0. Aga arvud. Aga see paistabki enam välja. Paistab palju enam välja. Kuule, aga nüüd veel küsimus. Kas peaks nüüd 12 aasta suurima tööpuuduse kontekstis hakkama kolmandatest riikidest tööjõudu sisse vedama? Kas nemad siis ongi need, kes viivad meie SKP tõusule? Aga mida me enda 65 000 töötuga teeme? Siin on tegemist ühte suuremat Brett Schneider Šveikist. Mulle see raamat hirmsasti meeldib. Ta on nagu piibel peaaegu. Seal oli Brett Schneider, kes igal pool nägi riigireetmist. Ja antud juhul võiks öelda ka, et toime on pandud üks suuremat sorti riigireetmine, sellepärast kui me võtame Eesti Vabariigi põhiseaduse, see on meie kultuuri, keele ja nii edasi. Kes seda tegi? Säilimiseks. Nii, kui Eesti rahvas märkamatult välja vahetatakse, siis mille jaoks seda tehakse? Nüüd, hea küll, väidetakse, et tulevad siia kõikvõimalikud spetsialistid. Põgenikega ma olen kokku puutunud päris pikka aega ja sellest on tehtud või tekkinud mingisugune empiiriline kogemus. Ja ma võin julgelt väita seda, et mingitest spetsialistidest juttu ei ole. Nende siia tulnute hulgas on tõepoolest, näiteks kes on Ukrainast tulnud, on väga palju kõrgema hariduse omandanud inimesi. Seal on õpetajaid, seal on isegi insenere, seal on igasuguseid tegelasi.
kas nad kuskile tööle saavad? Saavad suuresti, aga mustalt. Ja kuhu? Hooajatöödele, praegu näiteks ehitustele, igal poole mujale, kus praegu puhtalt töökäsi on vaja. Igasugused muud sellised tööd, mingitest tippudest või eriti suurtest spetsialistidest ei ole juttugi. Muide, veelgi enam, need natukene haritumad siia saabunud inimesed saavad aru isegi keeleõpikud, kus nad eesti keelt õpivad. Isegi need on koostatud suunitlusega, et nendest saavad siin kelnerid, teenindajad, massöörid, teetöölised ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Metoodika ja sisu on niisugune ainult sinna. Lihtne keel. Jah, ainult lihtne. Mingitest tippudest või spetsialistidest nii öelda, mida meil rahvamajandusel väidetavalt otse kui väga palju tarvis oleks, see ei vasta tõele. No selge. Puudu pidi olema õpetajatest. Mina ütlen empiirilise kogemuse põhjal. Meil ei ole puudu, sellepärast et on pöördutud nii näiteks Tallinna linnavalitsuse poole, kui ka Eesti Vabariigi haridusministeeriumi poole konkreetsete pakkumistega, palun, tuleme appi, kuhu on vaja. Isegi ei vastata ja kui vastatakse, siis tuleb välja, tegelikult ei ole vaja. Niisugune on seis. No selge. Aga meil laheneb küsimus teistmoodi. Muidugi. Sellepärast, et alates 1. juulist 2025 kuni 26. aasta lõpuni ootab meid 26 maksutõusu, mis oluliselt suurendavad SKP-d. Siin on veel reserve. 26 ei ole ju arvude jadas üldsegi mitte nii väga suur number, sealt saab edasi minna ju. Ei, no seda küll, aga ma arvan, see on ka soliidne. On küll. Soliidne arv ikka. On. Aga no, mis siis teha? Vaata, see on selline jutt. Katsu siin mingisugust loogikat leida. Kui räägiti automaksust. Automaks kõigile, ei ole siin mitte mingisuguseid erandeid. Ei ühekäelised ega ühejalalised ja palju perelised ja palju lapselised ja nii edasi. Ei ole mingit vahet. Nüüd on siiski mingisugune surve kuskilt tulnud. Hea küll, teeme niimoodi, aga me oleme ju eriti suured heategijad. Ja palju lapselised. 100 eurot per laps maksavad vähem. Osad on juba ära maksnud. Kuidas nad selle tagasi saavad? Ja selle kohta öeldakse, vaata nüüd, mismoodi öeldakse. See tagasi maksmine ja vähem saamine läheb riigikassale maksma nii ja nii palju miljoneid. Võtta läheb riigikassale maks. Kõigepealt korjatakse see raha riigil ju endal kui sellisel, ma mõtlen valitsusel, raha ei ole. See on kõik maksuraha, mis on riigilt maksumaksjalt kokku korjatud. See tähendab, et kõigepealt ma korraldan... Nüüd ta peab nagu loobuma sellest. Ei, loobume vähem. Tähendab, ma küsin su käest 100. Mul võtan pistoli kätte. Andres, anna kohe 100 euri. Nii. Ja siis mõtlen natuke, olgu. Ma teen sulle praegu erilise vastutuleku. Anna 100 siia ja ma annan sulle 20 tagasi. Ja siis sa tunned, kuivõrd õnnelik sa oled ja kuivõrd suur heategija ma olen. Kuivõrd hästi ma olen käitunud sinu suhtes. Ja kuivõrd õilsalt ja ilusti. Praegu on täpselt see samane. Tahad öelda, et tekib Stockholmi sündroom või midagi? Ei tea, mis siin tekib. Siin tekivad igasugused sündroomid, enam ei saa arugi. No jah, olgu. Lähed oma sündroomiga emosse ja ma tahan näha, mis seal on. Aga pöördume teaduse poole. Oi, see on tore. Koalitsiooni uues koalitsioonileppes on niisugune lause. Toetame teadusnõukogu tegevust. No mis asja see peaks küll tähendama? Ta ei seisa muidu püsti. Toetame, paneme toe, paneme õla alla. Minul tekkis niisugune lootus, et lollused nüüd lõpevad. Ei. Need suures osas algavad. Saad aru, kui see koalitsioonilepingusse on juba sisse kirjutatud, võid kindel olla, et selle nimel hakatakse punnitama. See maksab mitu miljonit, see toetamine. Aga ühes võid veel kindel olla, et meie kahekesi ja meie kuulajad vaatajad sellest pennigi endale ei saa. No mis siis, tuleb leppida. Aga üks päev oli Postimehes pealkiri Sõda on tulekul. Metsasõda nimelt.
70% metsadest on nüüd tunnistatud majandusmetsadeks. Kas nad on siis või ei ole või peaks? Vaata, kui sa vaatad mõnda metsa, seisad seal metsa ääres, kas seenekorv käes või niisama tulid õhku hingama natukene linnast välja metsa äärde. Kas sa oled kunagi vaadanud seda metsa kui majandusmetsa või kui mitte majandusmetsa või mis asja? No mul ei ole metsa. No just. Ma ei saa teda vaadata. Sõna otseses mõttes, et kui seda metsa vaid ees ei oleks. Kes näeb mida? Raamatupidaja vaatab metsa, arvutab kohe palgitihu, turuhinna ja leiutab midagi. Mööblimees näeb suurt tammepuud, näeb sealt mingisuguseid hällikesi, taburette, kappe, tooli, kummutoid ja sellest saadavat raha. Mingi vend veel näeb, vaatab, kui palju saaksid tammelaudu. Ei tea, kelle, mille tarvis. Ja nii edasi, nii edasi. Ja siis tuleb väike laps rikkumata, aga tema näeb lihtsalt tammepuud, millel on tõrud küljes. No näed. Ta ei ole veel ära rikutud. Tal puudub see haige fantaasia. Nii et ta on ikka nagu loodus. Ta on veel korras. Ja looduslaps võib ütelda niimoodi. No jah, aga kui looduse juurde läksime juba räägime siis ka rohepöördest. Kas Hispaania elektrikatkestus oli ka mingi õppetund meile selle rohepöördamise? Ei ole, seal oli, neil oli seal üht-teist oli valesti, meil on kõik õigesti. Meil on kõik õigesti. Mis sest, et need samad inimesed, kes eile veel rääkisid, et rohepööre, no eile, ma ei mõtle nüüd konkreetselt eile, aga nüüd aasta tagasi, et see on ainuvõimalik, ainuvajalik, kõik muu on täielik jama, tahurlik, need räägivad juba mingit muud juttu praegu. Ära räägi, nad on ikka õppust võtnud sellepärast, et 2026. aasta maksutõusude nimekirjas on niisugused asjad nagu saartalituse maks, sagedus tagamise maks ja nende võrkude väljaehitamise maks. Nii et ära ütle, et Hispaania katkestusel ei ole mingit nagu... Ei no kui see annab kuskilt midagi juurde küsida, mingile arvele, mingisugune 0 või mingi muu number juurde panna, siis seda loomulikult tehakse. Ja siis tuuakse põhjuseks, et näete, Hispaanias toimus. Muide, ega põhjusele jääb alati, kui Joe Biden, tuletan meelde, kus Ameerika Ühendriikides oli alles, ei olnudki nii ammu, kui külmusid ära kõik tuulikud. Ja jäid seisma ja elektrit ei olnud ja külmalaine tuli lihtsalt. Ei olnud sellega arvestatud, ei olnud selleks valmistutud, ei kujutatud ette, et selline asi võib juhtuda. Siis Joe Biden, tolleaegne Ameerika Ühendriikide president, ütles väga lihtsalt. See külmumine toimus sellepärast, et toimub soojenemine. Said aru? Nii ta ütles. Huvitav järeldus. Väga huvitav. Väga huvitav. No aga räägiks ka mõnest uutest seadusandlikest aktidest. Nii. Siin on uued algatused nagu karistus ähvardamise eest, tervise kahjustamine, vaimse tervise kahjustamine. Kes selle? Proua Pakosta on selle välja mõelnud. Ja proua Pakosta võib veel kindlasti, ta on potentsiaali. Ainukene asi, ei, ma saan aru, et ähvardamine. Ähvardamine. Kui ma ütlen näiteks Pakosta, et ma sulle näitan. Kas see on ähvardus või lubadus? Raske öelda. Loogiline oleks, et kui ta küsib, mida ja millal sa näitad. Jah. Ma selgitaksin ära, et võt, et seda ja siis. Nii ja naamidi, jah. Jah. Siis on see lihtsalt lubadus. Ja kui ma seda ei tee, võib ta mulle süüdistuse all kohe alla laadida. Lubaduse täitmata jätmine. Vaimne vägivald. Vaimne vägivald. Et kui ma su vaimu kallal närin kogu aeg või? Jah. Vaimne vägivald toimub igapäevaselt. Võta suvaline ajaleht ette ja see on suuresti, see ei ole absoluut muidugi, aga see on suuresti vägivald minu veel terve mõistuse kallal. Nii hullusti kohe. Aga muidugi. No jah.
aga ega siin ei ole ka nalja, ega siin. Kui ma sulle tampin näiteks, no kui ma sulle tampin, sa oled normaalne inimene, saad aru, et 2 + 2 on 4. No tavasüsteemis, kahendussüsteemis on 10 või 0. No olgu, aga sa tead, aga kui ma tulen ja hommikul hakkan sulle tampima, see on 5, sa lähed eest ära, ma tulen järgi, ma tulen sulle kemmergusse ka järgi, aga 5, see on 5. Kas see on sinu vaimu kallal trampimine või ei ole? No jaa, aga räägime... Kas see rohepöörde, vabandust, rohepööre kindlasti on vajalik, kindlasti on vaja puhtamat majandust, puhtamat õhku, kõik. Loomulikult keegi ei räägi seda, aga kui sellega hulluks minnakse, vaata Eesti Vabariigi ajal töötasid tuulikud, jahvatati selle abil, töötasid vesiveskid, töötasid elektrijaamad, kõik mahtusid sellest ära, tehti seda, mis oli mõistlik ja mis oli majanduslikult kasulik. Nii lihtne see ongi. No jah, ega siin ei ole ka naljatamisega enam nalja. Näiteks sa, ütleme, räägid kuskil seltskonnas, eks ole, et mees läks hommikuti sinna, tähendab arsti juurde, ütleb, doktor, kas on rohtu, mis avitab? No milles küsimus on siis? No vaat saame trepikojas seal teise naabrimehega kokku ja tema ikka räägib oma vägitegutset ja 1 ja 5 korda ja siis arst ütleb, et noh, kes keelab sul rääkimast. Kõik tavaliselt seltskonnas naeravad. Aga kui räägid seda, et kuidas lendab aeg, et blond naisterahvas viskas oma kella välja, kalli kella välja aknast. Keegi küsis, et miks sa nii tegid. Ta ütles, et ma tahtsin näha, kuidas aeg lendab. Aga vaat, kui seda ütled, siis sa oled juba šovinist. Ja šovinist ja muidu. Ja niimoodi ei ole. Ei. Aga meil jääb jah selline mulje praegu, et me oleme jõudnud sinna, võt see sama, kui sa blondi mainisid. Siis oli ka, et keegi blond lepiti kokku, et ta lööb laudise seina majal. Ja ta võttis naela ja lõi ja järgmise naela võttis selle, viskas minema ja teine blond vaatas seda pealt majaomanik. Aga miks sa need ära viskad? Vaata, aga neil on see nüri ots või see pea on seina pool, no seda ei saa ju sinna lüüa. Teine blond ütles selle peale, aga seda oleks võinud kasutada ju teisel pool maja. No näed. Aga sa viskad minema. Vaat, see on väga huvitav. Aga me oleme sinnamaani jõud. Jah, noh, see on tore, katsu meeles pidada. Jah. Aga mis sa räägid ka haristusministeeriumi uute plaanide kohta, nagu igasugused buugid ja võrgutusvõimeline tunni ajal ja esmaspäevaks ei tohi ülesandeid anda ja põhikooli lõpueksamid varasemaks ja kooli algus, see muudeti nüüd ära. Sellest enam ei räägita, et tund aega varasemaks. Siin tuleb vaadata nüüd 2 asja eraldi. Üks asi on retoorika ehk need jutud, mida kogu aeg aetakse, mis lähevad üha keerulisemaks, otse kui targemaks, otse kui rafineeritumaks kõik ja mis tegelikult toimub. Tegelik pilt on absoluutselt midagi muud. Tegelik pilt on selline, ma rääkisin ühe eesti keele filoloogiga, kes on 3. kursusel, saab nüüd bakalaureuse kätte kevadel ja peaks kooli minema, kooli ta ei lähe. Ütleb, et see on närviline ja eks tal oli paljuski õigus. Ja ma küsisin eesti filoloog, ma küsisin, kas sulle syntaksist on midagi räägitud. Vaatab mulle nagu vasikas otsa, et mis asi see on. Lauseõpetus, noh, kuidas eesti keeles lause, millest koosneb. Aga lause liikmeid on teile keegi õpetanud või? Ei, midagi olen kuulnud küll, jaa, meile kunagi vist midagi räägiti. Alus öeldi, sihiti selle. Aga mida nad... Ma õppisin seda 7. klassis. Tuleb tuttav ette. Jah, me õppisime seda 7. klassis. Praegu inimene saab kraadi, akadeemilise kraadi ja ei ole neist asjust kuulnud. Ma saan aru, kui seda ütleb sulle astronoomia tudeng või siis, noh, ma ei tea, peenmehaanik või keegi, kes on mingil muul alal väga hea spetsialist. Ta ei peagi neid teada. Ta lihtsalt tarvitab seda keelt õigesti ja
ja lust kuulata, aga see on Eesti filoloog. 7. klass selles mõttes oli 50 aastat tagasi, oli kõvem, kui on praegu bakalaureuse kraad. See on tegelikult, kus me oleme jõudnud. Nüüd igapäevane kõnepruuk, see on mandunud. Ma olen palunud õpilastel kuulata Eesti raadiot. Ja siis nad tulevad, aga seal öeldakse niimoodi, aga seal öeldakse niimoodi. Ja öeldaksegi. Ja räägitaksegi valesti. T ja I mitmusest ei tea keegi ammu midagi. Eleliidetest. Võiks rääkida pikalt laialt. Eesotsas haridusministriga, kes eksimatult tead. Järgmine aasta me seal, eelmine aasta me juba tegin. Eelmine aasta. Eelmisel aastal. Ära noori. Järgmisel aastal. Me tahaks kõik ju, et me tahaks. Me tahaksime, peab ütlema. Kule, aga ta on ju vist sega perekonnast. Ta on haridusminister. No jah. No ta eesti keel ei ole tema see. Ei muidugi. Ei ole muidugi. Siis las räägib, nagu Kurt Vonnegut kirjutas Tšemperi teines. Las siis suhtlebki peeretuste ja step-tantsuga. Huvitav ettepaneku. Ei, see on, ma tsiteerisin lihtsalt praegu Kurt Vonneguti, see ei ole minu ettepanek. Selge. See on üks võimalus. Ja. Aga räägime pensionitest ka. Oi. Koalitsiooni erakonnad räägivad pensioni teise samba taastamisest. Samaaegselt räägitakse, et pensionirahast ei jätkuks. Ei jätku. Ma ei tea, kõik need jutud on ei, aga küsimus on see, et kas siis pankadel on tõesti seda laenuressurssi nii vähe, et peab siis nüüd selle laenuressursi või ütleme selle riigi poolt antava selle 4 või 6%-ga nüüd siis seda oma tegevust turgutama. Mõtleme panga. Pank on äriettevõtte. Pangal, kui keegi pankur hakkab sulle rääkima, et meie ülesandeks on varustada paremini ja elanikkonda ja ma ei tea, töötajaid ja kui keda, see on täis jama. Äriettevõttel on ainult üks eesmärk ja see on teenida kasumit omanikele. Kõik, punkt, omanikele kasumit. Nüüd teine asi. Enamus siinsetest pankadest on välispangad. Kus Eesti riigieelarve paikneb? Välispangas. Kas sa kujutad ette, kui keegi Prantsusmaal, Macron ütleks, et me nüüd edaspidi viime oma riigieelarve Mertsi juurde sinna Saksamaale panka, Deutsche Banka näiteks. No, või Merts ütleks, et me oma panga ja oma riigieelarve raha viime nüüd Macroni juurde sinna mingisuguse panka. Ei tule kõne allagi, meil on see välja kujunenud, seda peetakse normaalseks. Ja kui see niimoodi sätiti algselt 90-ndatel, siis oli seal tingimus, et välispangad ei hakka võtma tasu riigisisestelt arveldustelt. Praegu võetakse iga ülekande pealt, iga makse pealt võetakse maksu. Absoluutselt iga makse pealt võetakse maksu. Tähendab, mitte ainult Riigikogu ei kehtesta Eestis makse, vaid ka välispank on saanud sellise õiguse. Ja mitte keegi ei ütle selle kohta mitte ühtegi sõna. No kuule, aga mis sa siin nimestad, eks ole? Paar politseinikku otsustas, paneme kaamerad üles ja hakkame iga autonumbrit pildistama. Mingit tunnistatakse, et see on seaduse vastane. Ja siis tuleb politsei ülem ja ütleb, et aga me tegutsesime siiski eesmärgipäraselt. Kuule, kas sa kujutad nüüd ette näiteks, et sul on mets kuskil. Ma lähen varastan selle ära. Ebaseaduslikult omandan. Ja siis, kui sa vead mu kohtusse, siis ma ütlesin, aga ma kasutasin seda eesmärgipäraselt. Ma müüsin selle metsa maha. Ma kasutasin seda eesmärgipäraselt. Ja mis sa jorised mu kallal? Eesmärk oli teenida. Ma teenisin. Ei olnud küll seaduslik, ja küll võtsin sealt küll metsa maha. Aga praegu on sellega täpselt sama seis. Aga nüüd võib-olla siis ikkagi asi läheb ikkagi Riigikogusse koputamisele ja koputatakse ära.
ei, kui Riigikogusse siis kuule, vaata neid nägusid, ole hea, korraks vaid süvene. Kas keegi nendest viitsib üldse läbi lugeda, viitsib üldse süveneda ja kui viitsib süveneda, kes neist on võimeline aru saama, mis asja tegelikult aetakse? Ei, mul on paar tuttavat, kes loevad läbi. Loevad? Jah. No siis tähendab on mõni on, andest mõnest jääb natukene väheks. Jah. Aga no räägime edasi. 28. mail kirjutas Tartu Ülikooli tudeng Gerda Õunapuu, et leiame reforminoortena, et abistatud enesetapp tuleks esimesel võimalusel reguleerida ja seadustada. Tema on reforminoorte liige. Ma küsin, aga kas see käib, mis ta ütlesid, Gerda Õunapuu või? Jah. Kas see Gerda Õunapuu suhtes võib ka käia? Tudeng. Ei ole, aga noh. Sellest ei ole juttu. Et kas me, kui otsustame, et tal aitab küll siin olla, siis võib või? No tema ise ikka peab otsustama. No me teeme talle selgeks, et otsusta ära, pane paber. No aga igal juhul see ei ole kilekotiga raha parteikontorisse tassimine. See on ikka hoopis rajuma algus. No uskumatu, aga no. Kui algus on niuke noorel inimesel, mis siis veel lõpp on? No paneme aga jälle korstad tossama ja. Fui. Just nimelt. Ära räägi. Just. Aga näed, siin veel tead. Toimetaja Andri Kiik Postimehes oma arvamusloos kirjutab. Reformierakonnale strateegilises plaanis parajasti vastanduvaid erakondi menetleb intensiivselt nii prokuratuur, kapo kui politsei. Mis sinu kommentaar on siis? Tundub, et nii on. Tundub, et nii on, jah. Tundub küll. Ja. Aga mul ei ole mingisuguseid, tähendab, see on hinnanguline, suuresti hinnanguline. Ja ma ei väida, et see nii on, aga selline mulje jääb küll. Aga siin kirjutas ka Maarja Vaino kirjutas Postimehes, et oi, see on ilus lugu, ma lugesin. Kui valitsust ja ametnikke kritiseerida, siis see mõjub sinule halva soovitusena. Tead, me oleme tagasi selles 40ndate lõpus, eelmise sajandi, kus retsept oli väga lihtne. Ära mõtle, kui mõtled, ära ütle, kui ütled, no ära vähemalt kirjuta. Kui kirjutasid, ära siis vähemalt alla kirjuta. Ja kui kirjutasid, siis ära imesta. No mis meil teha on? Räägime ikka edasi. Muidugi. No nii head vaatajad, meie Nimekaimuga kavatseme edasi rääkida. Ja ootame teid vaatama. Kõike head.